Tere siis Strasbourgist Euroopa Parlamendist. Mul on rõõm kõiki tervitada täiesti juhi uuest stuudiost. Nimelt Euroopa Parlamendis Strasbourgis olid pikalt renoveerimistööd seoses selle meediaalaga, mis siin praegu on, ja nüüd on värskelt avatud siin uus stuudio, kust ma saan põhimõtteliselt vist esimese inimesena teha mingisugust videot. Sarnane Brüsselile, kõik on väga mugav. Vabandan juba ette kõigi ees, kes ütlevad, et miks pole lipsu ees ja ülikonda seljas. Praegu on neljapäev, 20. jaanuar, täiskogu istungid on lõppenud, kõik hakkavad koju minema ja seetõttu, kuna ma täna ei ole esinenud parlamendis täna hommikul, siis ma ei näinud mõtet ka panna ülikonda selga. Vaid tulin selles mugavamas kampsunis, aga triiksärk on just all ikkagi. Kuid mis on siin toimunud viimaste päevade jooksul? Nagu alati, anname tagasisidet vist ainsa Eesti saadikuna. Seetõttu mul on ääretult hea meel, et ikkagi kuulate, vaatate ja jagate seda videot edasi. Kõik need asjad lähevad üles ka minu kodulehele jaakmadisson.ee, sotsiaalmeediasse, YouTube'i. Nii et olge siis aktiivsed sotsiaalmeedia kasutajad ja levitage seda minu imelist, paremäärmuslikku, radikaalset propagandat, mille peale väga paljud meediaväljaanded kiristavad hambaid, aga las kiristavad. Kõige olulisem teema loomulikult sel nädalal parlamendis on olnud meil Prantsusmaa eesistumine. Eile oli meil parlamendis Emmanuel Macron, Prantsusmaa president, kes siis tutvustas Prantsusmaa eesistumise prioriteete. Kõne oli tal pikk ja uhke. Rääkis väga palju sellest, kuidas Euroopa Liit peab saama suuremat autonoomsust, võitlema kõikide inimeste õiguste eest, vabaduste eest, euroopalike väärtuste eest. No, kõik selline väga ilus, kaunis ilukõne, millest loomulikult 50% oli puhas vale, sest esiteks Euroopa Liit ei pea võitlema kõikide inimeste abstraktsete õiguste eest, kui küsimus alla näiteks Poola või Ungari otsus hoopis toetada avalikult traditsioonilisi perekondi, nende otsus mitte külvata maksumaksja raha lennukilt alla kõikidele imelikele vähemuste gruppidele, kes iganes tuleb välja, et milline LGBTQ+, mis täht seal veel taga on, et nemad otsustanud on, et nemad toetavad hoopis tavalisi perekondi, tõstavad hoopis laste toetusi, on pannud hoopis ülempiiri näiteks kütusehindadele, esmatarbekaupade hindadele, näiteks Ungaris, kes võttis selle otsuse vastu paar nädalat tagasi. Nemad on võtnud oma tee. Ja see ei ole Euroopa Liidu asi kobiseda, et kas Poola, ma ei tea, piirab abordiõigust, kas Ungari toetab suurelapselisi perekondi. Ja kui Euroopa Liit hakkab seda ette dikteerima, nagu Emmanuel Macron eile põhiliselt unistas sellest, siis ilmselgelt Euroopa Liit läheb väga kaugele mööda aluslepingutest, nendest tingimustest, mis alustel riigid on liitunud Euroopa Liiduga. Väga lihtne. Ja loomulikult, kui seda räägib Macron, kes räägib kõikide inimeste vabadustest, õigustest, nende õiguste kaitsmisest ja samal ajal 5. jaanuaril ütles Macron avalikult meedias, et tema läheb lõpuni kõikide nende inimeste kiusamisega, kes ei ole ennast vaktsineerinud ja et see ongi strateegia. Tule taevas appi. Et ühest küljest käitud nagu mingisugune totalitaarne riigipea, kes ütleb, et kui sa nüüd niimoodi ei tee ja kui sa mingit süsti teha ei lase, siis ma kiusan sinit lõpuni, me laseme sind töölt lahti, me piirame sinu võimalust üldse õues käia, paneme trahvid peale, umbes nagu Austrias, ja kui see trahv ära ei maksa, võid ka vangi minna. See vist nagu ei ole väga kooskõlas euroopalike väärtustega ja kõikide inimeste vabadusega otsustada oma keha üle, sest samal ajal Macron rõhutas seda, kuidas peame kokku leppima üle-euroopaliselt selles, et kõikjal Euroopa Liidus on võimalik teha aborti. Minu teada perepoliitika on olnud siiamaani liikmesriikide pädevuses, mitte Euroopa Liidu alluvuses. Aga loomulikult kõik föderalistid, ka siin majas, siin parlamendis, rääkimata siis Prantsusmaa presidendist, mõtlevad ju selle peale, et mis perepoliitika liikmesriikide pädevuses. Kõigest tuleb edasi minna. Tuleb ehitada imelist imperiaalset föderatsiooni, kus me otsustame Euroopa Komisjonist ja Euroopa Parlamendist, millised tingimused kehtivad kõikidele perekondadele erinevates liikmesriikides. See ei ole eriliselt nagu terve mõistuslik. Aga see selleks. Põhimõtteliselt Macron pidas oma kõne ära, vastas küsimustele. Ainukese eestlasena pidasin mina kõne. Mul oli minut aega, et oma kõne pidada. Ei ole just ülemäära pikka, kus saad pikalt heigitada oma mõtetest ja vastuväidetest. Aga see jällegi aitab kontsentreerida oma mõtteid ja tuua välja kõige olulisem. Mul oli ette valmistatud eestikeelne korralik kõne,
teemaks siis vaktsineerimine, aga kuna ma kuulasin seda debatti ja vaatasin, mida see Macron nagu päriselt nagu räägib, siis ma ütlesin kohe kõne alguses, et tead, et ma lükkan selle kõne praegu kõrvale, ma räägin suga inglise keeles, et saaksid kiiremini aru ja eelkõige ma tuginesingi siis kahele etteheitele, mis puudutab Poolat ja Ungarit. Esiteks, et õigusriik on ohus. Ma tõin välja, et Poolas ei ole õigusriik kohtusüsteemi tõttu kuidagi rohkem ohus kui on Belgias, sest et näiteks Belgias põhiseaduskohtu kohtunikud, nendest 50% esitatakse valitsuse poolt, poliitikute poolt. Ja minu teada vist Poolas ei ole päris selline olukord, kus valitsuse liikmed panevad paika kohtunikke ülemkohtusse, küll aga see on Belgias niimoodi. Ja teiseks, et kui me sõimame neid kuidagi mingisuguste euroopalike väärtuste rikkumise eest, siis see kõik algas 2015-16, kui Poola ja Ungari ütlesid, vabandust, teie avasite piiri migrantidele. Saksamaa on selles süüdi. Merkel kutsus kõiki külla. Tekitasite hiiglama suure migratsioonikriisi ja nüüd te ütlete, et te enam hakkama ei saa ja hakkame neid inimesi ümber jagama. Ja Poola ja Ungari ütlesid, et vabandust, aga meie pole selles süüdi. Meie pole neid inimesi siia kutsunud ja meie ei taha neid endale siia võtta kvootide alusel. Ungari hoopis selle asemel investeeris miljoneid eurosid, et ehitada välja oma välispiiri. Sellega kaitses kogu Euroopat, tervet Euroopa Liitu. Ja loomulikult ja siis hakkas kogu see poliitiline vaidlus pihta, et see kõik on sellest ajast pärit, kui Poola Ungari ütlesid, vabandust, migratsioonipoliitika on meie pädevuses, mitte Brüsseli pädevuses. Ja seda ma ka ütlesin siis Emmanuel Macronile. Ja lõpuks muidugi mainisin, et sõimata Poolat ja Ungarit samal ajal ise kutsudes üles kiusama ja diskrimineerima neid ühiskonna liikmeid Prantsusmaal, kes ei ole ennast vaktsineerinud, no see kuidagi ei lähe kooskõlla euroopalike väärtustega, nende põhimõtetega, millest sa just rääkisid siin. Aga see kõne on olemas sotsiaalmeedias, YouTube'is, ka kodulehel kindlasti, kes ei ole kuulanud, kuulake ära, kui meeldis, jagage edasi, et ikkagi info leviks, sest et selle kohta, et ma pidasin kõne debatis Emmanuel Macroniga, kirjutas Eesti meedias täpselt 0 väljaannet. Loomulikult see ei ole oluline, et ainukene Eesti saadik saab üldse sõnaaega ja on mingisuguse seisukohaga, mis puudutab Emmanuel Macroni väljaütlemisi. See ei ole muidugi kirjutamist väärt, see on mõttetu. Seega aitäh kõigile peavoolu ajakirjanikele, loetavasti lähete kiiresti pankrotti ja saate minna tootvale tööle. Teiseks, eile õhtul oli siis ka üks teine väga oluline üritus. Nimelt ma tellisin juba mitu kuud tagasi oma ala ekspertidelt ja analüütikutelt ühe põhjaliku uurimustöö, mis puudutab Venemaa mõjutustegevust siis Euroopa Liidu suunas, Euroopa riikide suunas Covidi ajal, eks viimase 2 aasta jooksul. See töö võttis päris pikalt palju aega, lõpuks sai see valmis ja ma korraldasin siis avaliku tutvustuse, esitluse sellele uuringule, mida oli võimalik jälgida ka sotsiaalmeedia vahendusel. Ma panin selle üles oma sotsiaalmeedia lehtedele koos lingiga ja siis need inimesed, ehk siis Eestist doktorikraadiga professor Vladimir Zazonov ja Ukrainast Mariupoli ülikooli professor doktor Sergei Pahomenko olid siis põhilised uuringu autorid ja uuringut koordineeris ja nii-öelda pani kokku Art Johanson, kes on Sõjaväeakadeemia üks õppejõude ja militaarajaloolane. Nii et tegemist on väga põhjaliku, väga hea uuringuga, mis on kasuks eelkõige kõikidele poliitikakujundajatele, parlamendiliikmetele, ministritele, ka ajakirjanikele. Seega see on kõigile kasulik tutvuda. Selle uuringu on võimalik tutvuda üsna peagi, kui me avalikustame sellega minu kodulehel. Sellega läheb veel paar päeva aega, kui tehakse veel redaktsioonilisi parandusi ja komakohti parandatakse. Aga see läheb ülesse ja sellise ürituse me siin siis Strasbourgis korraldasime. Tõime need uuringu autorid meie kulude kirjadega ka siia meile külla seda esitlust läbi viima. Ja ma arvan, et see oli väga kasulik üritus. Loetavasti on see kajastatud ka ERR-is, vähemalt ERR-i Brüsseli korrespondent, kes oli ka Strasbourgis siin eile, vähemalt tegi sellest uudisloo. Kas see nüüd täna õhtul või homme õhtul Aktuaalses Kaameras loetavasti on ja loetavasti kajastatakse ka seda olulist küsimust. Ja siis on olnud muidugi siin hulga ports hääletusi erinevatel küsimustel Hongkongi teemal, mis puudutab siis Hiina mõjutustegevust Hongkongi üle, olukorda Kasahstanis, Sudaanis,
kõikjal toredas maailma nurkades. Üldiselt ma olen nendes küsimustes neutraalne. Ma arvan, et Euroopa riigid ei pea väga tugevalt oma nina toppima kuskile Kasahstani või Sudaani. Hongkongi puhul ma olin poolt, sest see, mida muidugi hiinlased teevad Hongkongis, ei ole mitte kuidagi aktsepteeritav. Ja see läheb kõik väga kaugele sellest kokkuleppest, mille kunagi Hiina ja Suurbritannia sõlmisid, kui anti Hongkongile eristaatus. Ja täna muidugi Hiina seda enam mäletada ei taha ja arvab, et ta võib teha, mis tahab. Seega seal ma olin poolt ja loomulikult niimoodi need päevad on siin möödunud. Nüüd tulen ma hea meelega tagasi Eestisse. Täna õhtul, neljapäeva õhtul, siis hilisöösel jõuan koju. Homme hommikul on mul üks väikene eksam ülikoolis, mis puudutab süüteomenetlust. Ja laupäeval, siis 22. jaanuar kell 12.00 Vabaduse väljakul meeleavaldus, mis puudutab loomulikult energiakriisi, valitsuse suutmatust midagi ette võtta. Täna siis tuli mingisugune uudis, et lõpuks lepiti milleski kokku. Ja vaatasin neid siis tingimusi, milles kokku lepiti. Valitsus suutis kokku leppida, et panna ülempiir energeetika hindadele ja ülempiiriks on 130 eurot megavatt-tunni kohta. Parem kui mitte midagi loomulikult, aga tasuks meelde tuletada, et Norra võttis detsembri alguses vastu otsuse, et kõikidele tarbijatele ja ettevõtjatele hüvitatakse ekstra kulu, mis ületab 70 eurot megavatt-tunni kohta. Ehk üle 70 euro on vastuvõetamatu Norra ühiskonnale, kuid Eesti ühiskonnale loomulikult, eks ole, eestlale maksab ja nutab, aga ära maksab. On vastuvõetav 130 eurot megavatt-tunni kohta. Aga ega tänaselt valitsuselt midagi paremat oodata ei olegi võimalik, et vaadake Kaja Kallast. Et inimene minust ei saa ise ka aru, kui ta hommikul ärkab voodist, et kes ta on ja kus ta on ja mida ta tegema peaks. Et väga tore on ju halada ja nutta, et mitu kriisi on samaaegselt käimas ja et väga raske on ju niimoodi valitseda, kui on kriisid, aga kui on raske valitseda hakkama ei saa, siis on olemas ka muid töökohti, et aga sa ei pea olema 0-4 peaminister. See ei ole mingisugune kohustus, et sa pead olema seda, et kui sa hakkama ei saa, siis mine minema, lihtne. Ja las tulevad järgmised inimesed, kes saavad hakkama. Ma arvan, et EKRE saaks päris hästi hakkama, sest et tuletame jälle meelde, alati on ju valijaid, kuulajaid, vaatajaid, kes ei mäleta väga pikalt minevikku, vaid on haugimäluga. Lihtsalt kõigile nendele, kes hakkavad midagi vinguma ja hädaldama, et aga mida EKRE paremini teeks ja ei saaks midagi hakkama, siis 2019, kui saadi valitsusse, mis tehti esimesena ära? Alandati kohe aktsiise. Langes gaasiaktsiis, elektriaktsiis, kütuseaktsiis, alkoholiaktsiis. Sellega toodi tagasi Eesti majanduses 100 miljoneid eurosid. Tugevdati Eesti majandust, elavdati ettevõtlust. See kõik toimus vaid mõne kuuga selle aja jooksul, kui EKRE sai valitsusse. Rääkimata pensionisüsteemi reformist, rääkimata sellest, et suruti läbi reaalselt, et tugevdada Eesti kaitsevõimet ehk rannakaitsevõimekust. Seda kõike tehti vähem kui 2 aastaga. Ja mida teeb Reformierakond? Tule taevas appi, tsiteerides klassikuid. Seega, et seda kõike meelt ka avaldada ja välja näidata, siis avalik surve on väga oluline, iga inimene on väga oluline. Seetõttu 22. jaanuar, laupäev, kell 12.00 Vabaduse väljakul, olen ka mina kõnelemas seal, saame kätt suruda ja juttu rääkida, tulge kindlasti kohale. Näitame siis Kaja Kallasele, et mida arvab keskmine Eesti inimene tema ideaalsest valitsemisest. Kohtumiseni laupäeval 12.00 Vabaduse väljakul. Ja seniks aga püsige kõik terved, põdege läbi see omikroni tüvi, saage immuunsus ja elame rõõmsalt ja tervelt edasi.